No nii, tere. Tervist. Kes sa oled? Miks sa siin oled? Kohe niimoodi. Ei, okei. Räägi, kes sa oled? Türo. Kas mingit ette valmistust ei olnud? Ei, pohhelist, lähme, fuck it. Okei. Kes ma siis olen? Aga teeme nii, et sina räägid, kes sa siis oled. Ma võin rääkida ka, kes ma olen. Räägi, kes sa oled. Okei. No, sisuliselt mina olen Siuke vend, kes on noorest peast aru saanud, et maailmas on asjad kuidagi valesti või nagu nii nagu meil on ette tahetud programmeerida. Ühesõnaga, vaata, kas või see, et sa pead minema kooli, sa pead minema tööle, töötama 9 to 5, siis minema pensionile, siis surema. Mis vittu nagu. Nagu ma enda peaks, kui ma sünnin linnuna, siis ma sünnin siia maale tasuta, nagu, ma ei maksa selle eest, et ma saaksin puuoksal lennata ja istuda. Ma elan elu, kõik maailmas on meile juba nagu antud selleks, et me saaksime siin tasuta elada. Aga nagu siis ongi ehitatud see süsteem, kus me peame elamise eest maksma põhimõtteliselt. Ja meil on mingid kohustused määratud riigi poolt. Ja siis ma saan vanemaks, ma õpin, et riigis on väga paljud asjad valesti, süsteem on valesti või nagu auklik ja siuke ebaloogiline, et kui mina juba mingi 10-aastaselt saan aru, et midagi on valesti, siis nagu tekivad küsimused, et miks asjad on valesti, kui kaua need valesti juba olnud on, miks need on valesti ja nüüd ongi, mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem ma olen uurinud siis alternatiivinformatsiooni, mitte seda, mida koolis meile õpetatakse, siis ma olen ka aru saanud, et see, mida meil koolis õpetatakse, on kas vale või on nagu väga paljud asjad meelega välja jäetud, et me ei saaks sellest õigest suurest pildist aru ja et me oleksime mugavalt meelestatud selle sama programmi järgi, mis meid kinni hoiab põhimõtteliselt. Ja siis mind on huvitanud hästi palju iidse ajakultuurid, nagu egiptlased, need hieroglüüfid, mida nad on üritanud jutustada, siis missugused tehnoloogiad kunagi olid, et kuidas on meil olemas maa peal sellised monstrum ehitised, mida me nüüd tänapäeval modernse tehnoloogiaga ei suuda järgi teha, aga siis olid need olemas. Nagu igast templid ja asjad, mis on lõigatud kivist välja mingi lasertäpsusega, püramiidid, see, et 1000 aastaid hiljem on ikka veel need mingid tähed, mingid põhjanabad ja asjad on ikka sama koha peal, kuigi kui me nagu mõtleme loogiliselt selle planetaarse mudeli järgi, mida meile nagu maha müüakse, siis meil ei tohiks olla tähed 1000 aastaid hiljem täpselt samas kohas, me peaksid olema uued tähed ja uued asjad. Siis ongi nagu maiad, vanad tsivilisatsioonid, nende tarkused, siis šamaanid, holistik, herbalism, kõik siuke asi, mis on looduse poolt ja müstiline, siuke maagiline ja lihtsalt mind on huvitama hakanud see asi. Ja siis ma üritangi nagu aru saada, mis see on, miks see on, kui kaua üldse inimesed on planeedil eksisteerinud, kust me tulime üldse, kuidas me oleme mingi ainukesed intelligentsed justkui, kes nagu suudavad siis sellist maailma luua. Ja ei tea, kes ma olen? Ma olen uudishimulik vend. Põhimõtteliselt. Ja, et vahepeal on mingid hetked, kus sa mõtled millegi peale või kellegi peale ja siis ta just kirjutab sulle. Ja või siis nagu lihtsalt ma ei ütleks, et see manifesteerimine, see pigem on see synchronicity, et sul ongi nagu, ma ei tea, sul on nagu lihtsalt, sa oled nagu hetkes, nii väga hetkes, et sul lihtsalt kõik asjad lähevad täpselt. Ma ei tea, sõidad autoga, kõik valgusfoorid on rohelised, lähed kuhugi parklasse, sinu eest täpselt tuleb mingi auto, sõidab välja ja saad täpselt selle parkimiskoha endale. No ma ei tea, mingil määral mõni ütleb, et ta
kokkusattumused, aga kui see juhtub suga iga päev, kogu fucking aeg ja sa lihtsalt tunnedki, et nagu nii kui sa mingi mõtte kuhugi universumisse paned, siis see nagu manifestib, ma ei tea, kuidas sa ütled, aga jah, põhimõtteliselt manifestib siis reaalsuseks. Siis sa oledki nagu mingi I have powers. et jah, siuke huvitav teema. Jaa, et sa ei saa mitte uskuda seda mingi hetk, kui seda on lihtsalt nii palju juba. Jah. No, mingisugune nagu kõrgem võim on kindlasti olemas, aga nagu jah, ma olen uurinud ka neid religioone ja igast siukseid asju, aga ma olen aru saanud, et religioonid on täpselt nende samade vendade poolt kontrollitud, kes meil panku ja neid kontrollivad. Ehk siis väga paljud asjad on religioonis tehtud nii, et inimesed oleksid disconnected from the source, ehk siis nad otsivad seda jõudu ja väge kuskilt mujalt. Aga tegelikult peaksid see enda seest otsima. Sa paned juba kõik teemad lautad. Ma just nagu mingi... Mul on otse sisse. No jaa, selles suhtes ma olen konkreetne otsekohane vend. Ma olen jääratehtkuju, ma olen jäärapäine. Kui midagi tahan, siis ma lähen läbi seinte ka kas või ma ei tea, tuleelement on ju fucking kõik need teemad on jah siuksed, et kui sa oled mingi Matrix 9 to 5 worker, sa juba vajutasid video pealt minema, sest nagu see teema tundub mingi aga teaduslikult on tänapäeval juba suudetud nagu tõestada väga paljusid asju, mis on ka huvitav, sest ma olen ka pigem olnud see vend, et ma tahaks nagu, et oleks mingi tõestus või mingisugune asi. Siis ma alguses, kui ma nagu olin väike, siis ma nagu uskusin Jumalasse. Siis mingi aeg ma sa mõtled religioosses mõttes või millises mõttes ma isegi ei tea, kuidas ma mõtlesin, ma lihtsalt mõtlesin Jumalasse kui nagu aga kus see algas, et sul ei olnud nagu seal eeskuju vanemate poolt, et on olemas Jumal, sa lihtsalt kogesid seda või? Mu vanemad ei ole nagu mingi super religioossed, ma olen küll ristitud, mul on risti ema ja mu vanematel on tegelikult need Jeesuse portreepildid, aga mitte kunagi nad ei nagu üritanud mulle kuidagi seda nagu ise õpetada või peale suruda või midagi. Et ma sain nagu kuidagi ise selle teekonnale peale. Et otseselt mingit eeskuju ei olnud. Et keegi mu nagu peres ka ei räägi Jumalast ega midagi, et nagu ma olen see vend, kes on nagu pigem ise. Aga mis sinu jaoks oli siis see pöördepunkt, kus sa olid nagu, okei, nüüd sa nagu usud või kas sa mäletad midagi, mingit eventi, mis sul võis juhtuda? No, kus see alguse sai? Alguses ma uskusin Jumalat lihtsalt sellepärast, et ma uskusin seda. Siis ma üritasin nagu seletada seda, et kuidas see nagu on ja kus see tuleb, on ju. Ja noh, siis ma olin seda viisi, et mida sa ei näe ja ei suuda tõestada, seda ei ole olemas. Aga nagu siis ma jõudsin jälle sinna, et nagu ma ei tea, wifi ja õhku sa ka ei näe, aga need on olemas, vaata. Ja siis ongi, nüüd tuleb see metafüüsika, mis siis on samamoodi teaduslikult tõestatud kõik need aatomid ja molekulid ja kuidas valgus reageerib ja sellele meie vaatlusele just vaata, et meie nagu meie see nii-öelda kohalolek vaatlemine loob reaalsust. Ja siis ongi meie mõtted, emotsioonid loovad elektromagnetvälja, mis jällegi kuradi füüsika, et kui sa paned need kaks erinevat mingi heliharki võnkuma ja kui nad on erinevas vibratsioonis, siis nad ei lähe nagu koos vibreerima. Aga kui on samas selles, siis nad hakkavad koos vibreerima, ehk siis nagu universum peegeldab ja tõmbab ligi seda, mida sa välja paned ja kõik siuksed põhitõed, mis on ka hermeetilised seadused ja kõik siuke teema jällegi lihtsalt ongi full mingi maagia / metafüüsika / jumal ja mitte jumal nagu sellises inimese mehekujuna mingisuguse pilve peal, vaid jumal kui kõik, mis eksisteerib, nagu see fucking diivan on ka jumal, vaata, you know, et nagu ja. Ma olen ikka veel avastamas seda maailma, aga nojah, ja siis eks ma olen natukene psühhedeelikum ka teinud ja siis näinud actually oma silmaga seda, kuidas kõik on ühenduses ja kuidas kõik hingab. No siis on nagu huvi tekkinud. Ja. Ma nagu full tõde ei tea, aga ma arvan, ma olen lähedal. Jõuan sinna kunagi äkki. Aga mis sa arvad, kas see tõde võib ka muutuda jooksvalt? Võib, sest jällegi reaalsus on meie nii-öelda kollektiivne uskumine, on ju. Et kui me kollektiivselt usume
mingi fucking nendesse tulnukad. no tulnukad näiteks, hea näide, et kui me kollektiivselt usume kõik tulnukaid, siis mis oli egregoor või? Egregoorid on need, kes, mis ongi siis kollektiivse mõtte peal nagu, kui kõik usuvad sellesse, siis see nagu muutub päriseks või nagu ta muutub nagu elusolendiks nii-öelda omaette elusolendiks, kes kannab siis seda consciousnessi. No et noh, räägin, sa võib-olla tead nendest teemadest rohkem, et ma lihtsalt olen avastamas ja olen nagu varba kastnud sisse ja nagu enam-vähem üritanud aru saada, mis need kõik on. Ja no sisuliselt nagu minu maskuliinne nii-öelda siis meel on see, et füüsika, psühholoogia, ma üritan kõike loogiliselt seletada, vaata. Aga mingid asjad lihtsalt ei ole nagu enam võimalik loogiliselt seletada, et need asjad lihtsalt on. Ja nii et jah, ma tea, eks ma veel avastan. Kuidas siis sinuga? Ma ka alles avastan kõike. Ja ma olen lihtsalt olnud üli tundlik inimene ja kui minult on küsitud näiteks, kuidas ma olen jõudnud mingiteni arusaamisteni või mingisuguse ärkamiseni, siis see on olnud läbi selle, et ma olen lihtsalt üli tundlik olnud. See ei ole tulnud kuskilt nagu õpiku teadmiste pealt. Et see on tulnud äratundmise pealt pigem. Et tuleb väljaspoolt mingit infot, mis puudutab ja siis tuleb väljaspoolt infot, mis absoluutselt kuidagi ei resoneeru. Ja siis ma olen hästi palju äratundmise põhjalt ja oma ülitundlikkuse põhjalt avanud enda sees mingisugused koodid ja ärganud siis niimoodi. Ja. See on jah huvitav. Mingil määral ma nõustun, nagu, et kui ongi näiteks see sama, et pead käima koolis, minema tööle, kõik see vaata, siis nagu seal on see, kus ma tundsin, et aga miks see vend korredi ei käi ja miks see vend nii ei tee, ma tahan ka nii elada nagu tema, vaata. Ja ma mäletan kui nagu koolist rääkida, siis ma mäletan, kui alles tulid nutiseadmed. Mäletan väga täpselt seda, kuidas toimus see nihe, et kui meil ei olnud veel telefoni, meil olid nupuga telefonid, järsku tekkisid need esimesed iPhone'id, mis tundus nii ebareaalne, kas me üldse kunagi saame need iPhone'id endale, see tundus nii kallis ja nii nagu selline asi, aga mäletan, kui kõik järsku said, see toimus hästi kiiresti, kui kõik said omale siis nutiseadmed, mingi iPadid, telefonid, siis ma mäletan seda tunnet, kuidas mu klassikaaslased järsku olid kõik ära kadunud, et connection oli sisuliselt nagu väga lühikese perioodiga ära kadunud ja mäletan seda valu nagu, kui me sõitsime näiteks, ma ei tea, sõbrannadega koos kooli ja nad olid kogu aeg oma telefonides, kui hakkas see connection kaduma inimeste vahelt. Ja ma kogesin väga suurt valu sellest. Ma proovisin pikka aega nagu võidelda ka sellega, et kasutasin ikka veel nupuga telefoni väga kaua. Siis mõtlesin, oh my god, ma tahan ühenduda inimestega. Ja siis ma mäletan seda, kui toimus see eemaldumine nagu loodusest ja oma tõelisest olemusest. Sest kui ma sündisin lapsena, ma olin hästi tundlik ja kõik nagu, mul oli hästi tugev connection loodusega ja teiste inimestega. Ja kui järsku see kadus ära. Ja mis sa sellest arvad? No mõtlen, et kui ma väike olin, siis ma jõudsin ka õnneks veel elada selles perioodis, kui ei olnud vaata neid nutitelefone. Siis ma käisin väljas, ma ehitasin onne, tegin mingi sõdasid, kuredi onnide vahelisi sõdasid. Käisin Uno-Raksul, ma ei tea, luurasime sõpradega mingi võõrastes aedades ringi, nagu lihtsalt full tegime pättust, lollust ja nagu elasime elu ja oligi see human connection ja siis muidugi nüüd ma olen vanem, nüüd ma ei käi onne ehitamas, aga ma näen, et need nooremad inimesed, kes praegu nüüd suuremaks kasvavad, siis neile antakse kohe iPad 3-aastaselt kätte ja nemad, ma ei tea, nad ei ole kunagi õues käinudki põhimõtteliselt niisama aega veetnud, käinud ratastega sõitnud või kunagi oli see, et läksid
kellegi maja ette karjusid akna all, et ma ei tea, Toomas, tule õue! Siis tema ema teab, Toomas pole kodus. Et nüüd on nagu kõik justkui selle nupu vajutuse kaugusel, aga samas ühendus inimestega on jah ära kadunud. Et justkui pidi nagu meid kõiki ühendama, sest et meil on ju terve maailmaga ühendus. Aga ma ei tea, kui väga võib-olla siis inimene on loodud selleks, et olla terve maailmaga ühenduses ja terve maailma infot kogu aeg saada. Ja muidugi see info, mis tuleb, on ka meil jällegi meedia ja nende poolt just see kindel resonatsioon, mis meid nagu hoiab paos. Hõivab meie meele ära ja siis me oleme kogu aeg selles nagu meelelahutuses. Me lahutame oma meelt selleks, et mitte siis kogeda seda päris elu võtta. Jep, et see on väga aus point. Jah. Jah. Aga... Jah. No ühesõnaga ma olen näinud, et sa räägid, et sa näed vaime. See pea kohal kogu aeg muideks nagu on niisugune valguse tuluke. Valguse tuluke? Keegi valvab su pea kohal. Inglid sädistad. Okei. No mul on muidu tattoo, kus üks on ingel ja teine on teine. Päriselt? Üks on saatan, teine on ingel. Siis mul ongi see, et nagu ma olen terve elu kahe vahel kind of nagu shiftinud, kus mul ongi siis periood elus, kus ma tunnen, et kui ma ajan kedagi närvi või kui ma ei käitu nii, nagu teine inimene minust ootab, siis ma tunnen ennast hästi, sest et ma ei allunud tema mingisuguste soovidele või tahetele. Ja siis nagu vahepeal on nagu siuke nagu negatiivsuse laine, kus ma nagu saan justkui sellest pimedast maailmast jõudu. Aga siis on olnud elus perioodid, kus ma olen aru saanud, et see negatiivsus tegelikult viib mind kuhugi sügavamale auku ära. Ja siis ma nagu puutusin selle põhja ära ja nüüd ma olen nagu tavai, kuule valguse poole nüüd. Ja siis ma olengi nagu hea ja halva vahel suht kogu aeg, hea ja halb on ka subjektiivne, aga nagu pimeduse ja valguse vahel nagu surfanud ja üritanud nagu leida seda tasandit. Ja tegelikult ma saan aru, et tegelikult ei olegi seda, et ma olen ainult üks või teine, nagu ma olengi lihtsalt mõlemad ja ma saan nagu vastavalt olukorrale ja inimestele nagu ennast seadistada siis sellesse olukorda. Muidugi nüüd ma nagu teadlikult üritan olla kogu aeg ikkagi positiivne, sest milleks mitte olla positiivne. Et see nagu on endale parem tervisele ja ka teistele ümbritsitele inimestele. Et on vaja olnud neid pimedaid hetke, et aru saada, mis on nagu valged hetked võtta. Ja ma arvan üldse sellest tegelikult nendest teemonlikest olenditest ja kurjusest, et ta tegelikult teenib valgust lõppkokkuvõttes. Sest et ilma selle pimeduseta me ei saaks ka kogeda seda valgust. Ehk siis tegelikult kõik need teemonid, näiteks teemonlikud rünnakud või sõltuvused, nad tulevad meile, nagu nad teenivad Jumalat sellega, et nad proovivad nii-öelda meid üle võtta ja siis me saaksime selle taustal siis otsustada võtta. Et see on nagu õppetund justkui. Jah, et see on justkui nagu läbi nende rünnakute nii-öelda või halbade asjade me saame liikuda valgusesse. Ilma selleta ei olekski mitte midagi. See on hea point, sest paljud inimesed on rääkinud, et neil ongi need suuremad mingid avastus- või ärkamishetked tulnud alati pärast seda, kui nad on käinud kuskil pimedas kohas ära või kuskil põhjas või mingi trauma või mingi asi nagu kind of nagu triggerib selle arusaamise või ma ei teagi, kuidas seda täpselt seletada. Ja, et see pimedus tuleb nagu teenima seda hinge siis, et ta jõuaks lõpuks valgusesse. Et ta saaks kogeda, mis tunne siis on nagu elada pimeduses. Nii et siis kõik inimesed peaks tegema shadow work'i. Saage aru, mis on teis, need pimedad teemonid, mis nad tahavad teile öelda. Ja, see on üks suurimaid kasvukohti, kui minna oma sinna pimedusse ja hirmu sisse. Tegelikult hirm on üks võimsamaid portaale, kuhu siseneda. Ja kui minna sinna hirmu sisse, siis see on nagu nii-öelda maatriksi shortcut, et jõuda valgusesse rohkem. You know? Et nagu face your fears või? Yeah.
okei, jah, sellest ma võin aru saada küll. Et näiteks inimesed tihti otsivad, et kust siis alustada, kuidas ma saan siis liikuda sinna valgusesse või ärkamisse. Ja sisuliselt nagu see... Mine pimeduse poole. Ja siis sisuliselt Matrix on jätnud meile siukse nagu shortcut'i, nagu portaali sisuliselt, et sisened sinna hirmu sisse ja seal toimuvad kõige võimsamad transformatsioonid. No, me kõigi elus on olnud näiteid, kuidas miks kõik ütlevad, et mine oma hirmu sisse, face your fears, sest see on üks kõige kiiremaid ja võimsamaid viise. Aga miks sa arvad, et siis meile meedia ja kõige muu kaudu üritatakse kogu aeg meid hoida selles hirmu nagu tasandil? Sest see ei ole sama. See ei ole sama? Jaa, et on olemas nagu erinevad hirmu levelid, on olemas nagu isiklikud sellised hirmud, mis takistavad meid ja siis on olemas need peale söödetud nagu hirmuprogrammid, sagedused. Seal on... Ja, makes sense. Et kui ma kardan usse, siis ei ole uudistest tunda, et see on nagu minu... Ja, et ongi nagu erinevad hirmud, et üks hirm on see, et mis proovib nagu nii-öelda sind takistada või teelt kõrvale saada ja siis on olemas need nii-öelda konstruktiivsed hirmud siis. Need, mis takistavad meid meie väkke minevast. Makes sense. Mis on su suurim hirm praegu? On sul midagi? Mis mu suurim hirm on? Kunagi oli... Ma ei tea, mis mul praegu ongi, et ma saan rääkida, mis mul kunagi oli. Näiteks, mis sa oled läbinud, kui sa oled läinud sinna hirmu sisse ja see on toonud sulle mingi ilge läbimurde? Jah, ma arvan, et üksi olemine. Et mul on nagu olnud kogu aeg mingi people pleaser vibe, et nagu, kui ma tahan midagi teha, siis ma pean alati kellegi koos tegema, isegi kuradi kinno või jõusaali, kuhu iganes. Kui mu sõber ei tule, siis ma ka ei lähe, vaata. Ja siis ma läksingi nagu Austraaliasse 3 kuuks üksinda. Ja seal ma õppisin iseendaga nagu olema. Ma olen nagu suhtesse ka hüpanud nagu varasemalt. Ja ma ei ole nagu iseendaga päris kaua niimoodi olnud ja siis pärast seda nagu ma sain iseendaga sõbraks jälle. Ja siis ma kaotasin selle hirmu ära, et ma ei karda üksi olla. Ja, ma mäletan, mul oli ka hästi pikalt peale. Kes see on siis? See oli see kuradi Karina Hunja, Tuleb keegi, koputab. Okei, las ta olla mingi segajas. Aga jah, üksi olemine. See on üli suur teema. Ma arvan, et ilma selleta, kui ei ole suutnud läbida seda kohta, seda üksi olemise kohta, siis selle taga on väga palju täiskasvanuks saamisest kinni. Ja ma ei mõtle just nagu, täiskasvanuks saamine toimub ka täiskasvanutel, et paljud 60-aastasedki ei ole täiskasvanuks saanud. Et see on ka nagu siuke vastutuse võtmine. Ja et mis koha pealt me siis teeme otsuseid, kas me teeme otsuseid sellest, et me kardame üksinda jääda. See on hästi paljude inimeste siuke baashirm, mille pealt tehakse väga palju valesid valikuid, otsuseid ja ehitatakse mingid perekondasid, kus minnakse lahku või... Ja. Mis su hirm on siis? Ma arvan, et mu üks suurimaid hirme viimased võib-olla 7 aastat on isegi olnud see, et kuidas siis teostada oma seda missiooni. Et ma teadsin, mis on minu missioon, miks ma siia planeedile tulin juba tegelikult nagu pikka aega, et siis aidata inimestel ja tervendada ja ise ka siis ennast tervendada. Aga kõige suurim hirm pikki aastaid oli siis see, et sellega nagu välja tulla. Näiteks nagu ka see, et mis me siin praegu teeme. Nähtud saamine ja nähtud saamine. Ja sest, et oli endal nii palju hinnanguid ja blokke iseenda suhtes. Väga paljudel nii-öelda nõidadel ja sellistel inimestel on üks põhilisi hirme nähtud saamine. Sest, et
ja see võrdub nagu surmaga tegelikult ka. See on sarnane, hästi sarnane tunne surmaga nähtud saamine, sest et sa pead vabanema siis nendest leieritest, mis sa oled endale külge kasvatanud, vaata, kuidas inimesed mind näevad, kuidas nad kogevad, millisena mina ennast näen, kõik. Ühesõnaga, seal on nii palju kihte, millest tuleb läbi saada, kuni lõpuks oled siis lihtsalt mingisugune olend, lihtsalt jumalik olend, kes on nagu kanal ja keda siis Jumal nii-öelda kasutab selle kanalina. Ja et seal kaob see nii-öelda isiksus ära või kuidas mina ennast näen, kuidas mina ennast tajun, kuidas oma nagu mingid ego, hirmud ja soovid, kui neid jääb nii palju vähemaks ja me saame selleks puhtaks kanaliks, et Jumal kasutaks meid, siis et kehastada siis seda tervendust ja võib-olla valgust tuua maa peale, siis see muutub palju kergemaks. See on päris sarnane sellele, mis ma nüüd siin ise ka mingi põhimõtteliselt paar kuud tagasi kogesin, siis kui ma neid videosid tegema hakkasin põhimõtteliselt. Miks ma neid videosid tegema hakkasin, oligi täpselt sellepärast, et ma tahan nagu, et inimesed saaks aru ka sellest suuremast pildist, mis üldse olemas on, millega meie saame inimestena nagu ühendust võtta. Et me ei ole lihtsalt mingi kuradi kott liha käntsakat ja that's it, vaata. Et nagu, see ongi see nagu, et see keha on lihtsalt nagu auto, kus me sees sõidame, et tegelikult see hing on nagu see ja et mitu korda me oleme siia planeedile tagasi tulnud, et õppida nagu mingisuguseid õppetunde, mis see on huvitav, ma ei ole nagu siin päris täpselt veel aru saanud, et kuhu me siis lõpuks lähme, et kui me oleme need kõik õppetunnid ära õppinud, kui me oleme, ma ei tea, täielikult valgustatud mingi one with the source, et mis siis saab nagu, et kas me siis nagu mis saab nagu, ma ei tea. Mis siis saab? Aga võib-olla see ongi see, et kui me teaks, siis me ei saaks kogeda seda, mida me praegu kogeme. Et kui me oleks juba ärganud, kui juba olekski lihtsalt valgus, siis sellel millegil ei oleks pointi, see on nagu mäng. See elu ongi see point, see õppimine, kõik see ongi point. Meelde tuletamine. Aga kui me kõik oleme meelde tuletanud, mis siis saab? Siis me saamegi teada. Siis me saamegi teada ja praegu mängime kaasa siis. Ja täpselt see sama asi, mis sa ütlesid, et sa nagu kaotad oma ego ja kõik selle ära, et miks ma ülipikalt ka ei teinud videosi oligi sellepärast, et ma tegelikult ka nagu ei tahtnud, ma ei viitsinud olla nähtud enam, sest ma tegin enne videosid, mis on nagu brain rot ja lihtsalt ongi meelelahutus, ehk siis ma olin part of that world which I'm fighting against now, vaata. Ja siis nagu ma ei osanud nagu leida, panna seda enda jalga maha, et kus ma nüüd siis seisan, et kus ma olen nüüd jälle, et kes ma olen ja nii. Aga jah, et kui ma neid asju uurisin ja siis ma sain aru, et enda jaoks vähemalt endal müüsin maha selle idee, et me olemegi, see kõik, mis eksisteerib, on consciousness, me oleme kõik justkui fragmenteeritud osa sellest, ma ei tea, Jumalast, Divine Force'ist, universumi fabrikumist, mis iganes sa tahad öelda. Point on sama, et me tuleme kuskilt ja me läheme kuhugi ja et nagu me kõik oleme see sama asi, aga lihtsalt läbi erinevate perspektiivide, läbi erinevate kehade, nagu põhimõtteliselt sina oled mina, aga lihtsalt naise kehas, vaata, ja läbi teiste elukogemuste ja kõige selle. Et see mõte nagu avab sinus ka midagi, et sa nagu näedki siis ennast teistes inimestes, sa nagu käitudki siis niimoodi, nagu sa rääksid iseendaga, sa tahad olla lahke, tee nii, nagu sa tahad, teised sulle teeksid, vaata vana sõna, aga see on nagu real shit. Ja kui me ühiskonnana kõik niimoodi mõtleks, siis me saaksime maailma muuta paremaks, sest maailm on perses ja see on ka see probleem. See ongi see ka põhjus, mis ma neid videosid tegema hakkasin, sest et ma tunnen, et mul on kohustus teha midagi, et muuta seda maailma paremaks. Ja see ongi nagu see siis divine calling, mingisugune tung, mingi asi, mis nagu, ma ei pea seda tegema, ma võiks lihtsalt, ma ei tea, kuskil töötada, teha endale miljon, minna Bahamadele, palmi alla, juua seda kuradi pinakolaadat, mõelda elu on ilus, aga nagu maailm põleb.
Ja, täpselt. ma ei saa lihtsalt niimoodi, ma tahaks, et kõik nagu oleks okei. Ja see ei ole, ja mingi hetk on niimoodi, et see ei ole isegi valik. Sa tunned tegelikult seda niimoodi, et sul ei ole valikut minna kuskile Bahamadele seal oma kokteili juua. See on nagu nii sügav tundmine, et sa pead. See on nii sügav äratundmine, et sa pead tegema seda, mis sa teed, ehk siis oma missiooni. Siin nagu kõik need välised nii-öelda dekoratsioonid, need ei oma tähtsust. Et sisuliselt kõik, mis siin toimub, on meelde tuletamine ja ärkamine lõppkokkuvõttes. Jah, ma arvan, et kui ma ei üritaks ja ma elaks oma toredat elu niisama, siis ma ei oleks vist õnnelik. Nagu just tunnengi, et midagi on puudu, vaata. Jah. Ma ei tea, mingit väärtust või midagi ikkagi maailma tahad nagu anda vastu, mitte ainult võtta. Ja seda tühjust just kui nagu seda ei täida mitte millegiga. Isegi kui sul on, ma ei tea, raha ja kõik võimalused ja just kui näiliselt kõik on ideaalne. No mul ei ole nii olnud, et mul nagu on rahaga super hästi ja ma olen nagu terve elu, ma olen nagu suht siuke middle class, võib-olla isegi lower middle class perest ja raha on olnud nagu kogu aeg siuke nagu takistus või probleem ja siis minul on ka nagu mingi kinnisidee olnud, et kui mina vanemaks saan, siis mina nagu breakin selle nii-öelda curse'i ja nagu minust saab see nii-öelda vabadus alguse, et mind ei huvita nagu raha mõttes, mind huvitab just see vabadus ja geograafiline vabadus ja ajaline vabadus, et ma teen, mida ma tahan. Aga mis ma panin tähele on see, et mida rohkem ma nagu üritasin nii väga nagu teenida raha ja olla selles kinni, seda nagu raskem oli raha saada. Ja siis täpselt samamoodi, kui ma nagu andsin kõigega elus alla, mõtlesin, et fuck, ma lihtsalt räägin enda tõde. Ma ei pane isegi enam rahale tähelepanu, läheb nii nagu läheb. Siis hakkas raha tulema, siis nagu lihtsalt universum, okei, näe, siin on see õppetund, davai, brah, tee sellega midagi. Ja ma tunnen, et ongi see on ka tõde, et kui sa lased asjadest lahti, siis nad tulevad ise sinuni. Et nagu see on huvitav. Ja, mul oli üks, kui sellest rahast rääkida ja kas raha siis toob õnne, mul oli Austraalias üks mega rikas klient, kellega ma siis kohtusin väljas ja ta palus mul siis endale sessiooni teha. Tal oli absoluutselt kõik seal, kõik luksussportautod, mingid täiesti ulme majad, nagu kus on enda mingid kinod, basseinid, ma ei tea, kõik, raha on küllaga nagu. Ja kui ma rääkisin temaga, siis ma sain aru, et kõik nagu räägivad sellest, aga ma ei olnud kunagi kohtunud varem sellise inimese, kellel tõesti on nagu absoluutselt kõik võimalused, mingi luksusjahid lendab eralennukiga, full on. Aga ei olnud õnnelik. Ja ta ei olnud mitte kunagi kogenud, mis tunne siis on hingetäidetus. Mis on selle point, et on need kõik materiaalsed asjad, aga mis tunne on tunda neid materiaalseid asju. You know? Et sul on see asi, aga mis tunne on seda omada. Ta ei teadnud seda nagu. Kõik on lihtsalt, ja kõik tema jaoks siis oli kõik lihtsalt selline ilus pilt. Ja nüüd, kuidas siis sellisel inimesel leida siis tee oma hingerde ja nii-öelda nagu elustada see pilt ülesse. Sest nii kaua, kui seal ei ole hingeühendust, nii kaua see on lihtsalt tühi pilt. Ta on samamoodi, nagu me vaataks telekaekraani, aga kui sul on need asjad ja sa ei tunneta neid asju, sa ei ela neid läbi, sa oled võib-olla seal oma luksusmajas ja selles luksuslikus jahis, aga sa ei tunne, et sa oled seal. Saad aru? Kas see võib olla näiteks sellepärast, et ta oli lihtsalt terve elu kogu aeg rikas? Et ta ei olnud mitte kunagi saanud tunda seda, et ta on vaene? Ta oli normaalsest perekonnast, aga ta ikkagi töötas iseennast täielikult üles. Okay. Et siis ikkagi ta nagu mingi kontrast ikkagi oli, et näha, et milline elu on ilma nendeta ja siis milline elu on koos sellega. Ja, aga seal ongi just see, et kui sa ei oska kogeda, kui sa ei ole kuskilt õppinud seda, isegi võib-olla kui sa tuled mitte nii rikkast perekonnast, siis ikkagi see võimekus kogeda
asju, nagu minna, oletame, et sul on lihtsalt diivani materjal kate ja mis tunne on olla nii-öelda see diivani kate, et mis lõhnaga see on, mis maitsega see on, miks see on, et sa lähed sinna nagu selle katte sisse näiteks. Ma ei oska vist seletada seda praegu, mis ma mõtlen. Ma olen enda elus alati kind of kõike nagu tundnud, võib-olla mitte nagu diivani katte maitset ja nii, aga jah, et ma nagu väga hästi ei haara seda kontseptsiooni, kus sa nagu ei tunne. Et nagu kuidas. aga on inimesed, kes ei tunne. Saad aru? Et on olemas inimesed, kes lihtsalt elavadki siin füüsilises reaalsuses, aga seal puudub see ühendus hingega, oma südamega ja puudub nagu elusus, sest nagu sa ütlesid ka alguses, kõiges on Jumal, selles diivanis on Jumal. Ja kui inimesel ei ole nii-öelda seda kohta enda sees avatud, siis diivan on lihtsalt diivan. Et seal puudub see elusus nagu. Ja siis lõpuks nendel asjadel ei ole mitte mingisugust väärtust. Miks öeldakse ka, et sul võib olla mitte midagi, sa võib-olla istud vangikongis, aga oled kõige õnnelikum inimene ever, sest et sa tunned nagu, kuidas sa hingad sisse õhku, sa tunnetad, kuidas su käsi liigub, võib-olla sa tunnetad seda nahaga, tunnetad seda õhku, ma ei tea, püksimaterjali. Ma saan aru, jah. Kuhu me sellega jõuame, ma ei tea. Kuidas inimene saab enda jaoks avastada siis seda ühendust diivaniga? Ühendust mõnusa diivaniga. Sest minu jaoks oli see metafüüsika nagu ikkagi teaduslik kindel teema, et me oleme kõik tehtud ühest asjast lõpuks, aga me lihtsalt vibreerime erinevatel sagedustel. Ja siis ongi see, et sa lähed uurid, mis see asi on vibratsioon, kuidas meie emotsioonid, mõtted juba nagu annavad universumisse vibratsioon ja kuidas see universum siis vastu annab ja kõik siuke, et minu jaoks on see nagu teaduslik, aga nagu sellele ma lihtsalt annan juurde selle jumalikku, selle nagu umfi sellepärast, et nagu sa ei saa seda, see on küll teaduslikult mõõdetud ja nähtud, aga see, kus see tuleb, seda ei tea ikka keegi, vaata. Okei, nii huvitav, sest praegu, kui sa räägid, ma saan aru, et sul nagu pigem see tuleb nagu nii-öelda väga nagu mehelikult, et sa kõigepealt saad aru nendest asjadest ja siis sa lähed sinna nagu tundmusesse ja paned nii-öelda elu siis sisse nendesse asjadesse. Kas ma saan õigesti aru? Versus siis vastupidi, et on nagu kõigepealt see tunne, et on kõigepealt see tunne, et sa tunned ja siis sa avastad nii-öelda. See on nagu kahe otsaga asi, sest et ma olen nagu ikkagi alati tundnud, aga nagu ma olen alati tahtnud ikkagi seletada, mis see on, vaata, et kus see tuleb, miks see tuleb. Ma olen nagu ikkagi väga-väga suure elust alati uskunud, et mingi kõrgem võim on, aga lihtsalt mis ja kuidas ja nagu nii, et seda ma olen nüüd siis viimase põhimõtteliselt aastaga õppinud need metafüüsikid asjad, et nagu kõik need religioonid ja teadlased ja kõik need jõuavad lõpuks sama punkti juurde tagasi, et nagu me ei tea, kust consciousness tuleb, kust meie teadus tuleb, et meie aju on pigem nagu antenn, mis püüab seda, mitte ei tekita meie aju, vaata seda, et kui sa nendeni jõuad, siis ainuke loogiline nagu järeldus olekski lihtsalt see, et nagu me oleme nagu tulnud kuskilt kõrgemast või mingi kõrgem looja on meil, mis on selle kõik asjad loonud, sest et jällegi loodus, bioloogia, Fibonacci need fraktalid ja Fibonacci sequence ehk siis kuidas ongi need päevalilleseemned ja mingi teokarbid ja puulehed ja kuidas looduses on hästi palju nii-öelda suures pildis ja väikses pildis mustrid on kõik samad, et nagu mingi intelligentne loogika siin on, meil ei ole randomly lihtsalt mingi me nüüd tekkisime suurest paugust ja kuradi suur pauk tekkis mitte milleskist, me tekkisime mitte milleskist, jep, guys, me oleme mitte midagi, nagu see on kõik ettekujutus, et lihtsalt need seletused, mida meile nii-öelda mainstream seletab, ei make'i ka sensi, nii et siis see ongi, et sa üritad seda tõde nagu ise leida
ja kõik need ancient knowledge'id ja noh, ongi tsivilisatsioonid ja kõik need on juba justkui sulle andnud selle vastuse. Ja mina ei tea jah, ma lihtsalt kuidagi nagu jõudsin sinna lihtsalt ikkagi läbi teaduse, ajaloo ja siis ikkagi ka mingi sisemine tunne, et nagu kõik kokku see kompott lihtsalt kinnitab, et jah, ma olen jumal. Nagu jällegi üks hea analoog, mis on see, et kui meie oleme kõik jumalad või noh, midagi siukest, et noh, me ei ole kõik võimsad, vaata, et me ei saa olla jumalad, vaata. Et see olegi see, et nagu meie oleksime ainult jumal, või me oleme nagu jumalaga koos co-creatorid, et meil on ikkagi alati see võimalus valida, teha see otsus ja valik ja sealt tuleb siis multivõrsid, on ju, et tegelikult kõik reaalsused eksisteerivad kogu aeg, aga sina oled see, kes nagu siin selles split sekundis nüüd valib, millist suunda minna, on ju. Kuule, aga mis sa tulnukatest arvad? Kas sa oled suhelnud nendega, kogenud neid, näinud? See ei ole story, mida ma nagu väga räägin kellegile, sest et nagu inimesed arvavad, et ma olen hull siis, aga ma olengi. Seda parem ongi. Põhimõtteliselt Hispaanias käisin 2 sõbraga ja siis öösel kell 3-4 mingi chillisime, vaatasime rõdu peal taevasse ja siis noh, me nägime mingit helendavat asja, mis nagu liigub. Noh, et lennuk lendab vaata ühte suunda ainult, aga see paneb niu ja siis veel spinnib ka ja siis ta mingit vilgub, siis ma olen nagu mingi, what the fuck, kuulge kutid, kas see on UFO või? Ja siis kõik vaatame seda mingi, joo, vist on jaa nagu. Ja siis järsku nagu kuskile lihtsalt tühimikku, kuskile nagu kosmosesse kaob see asi ära, nagu mitte nagu lennuk kuhugi otsesuunas nii, vaid nagu ülesse. Ja siis me olime nagu what the fuck was that nagu. Et see on ainukene moment, kus ma nägin UFO-laeva või siis ma ei tea, midagi sükest, et otseselt nendega rääkinud ma ei ole. Ma ei tea, millised need välja näevad. Mingid jutud on, et on olemas 4 erinevat varianti, aga ma ei tea, kui tõsi see on. Ma arvan, et on olemas 1000 erinevaid. No, siin tuleb... Kujutad ette 4 erinevat ainult. Nagu... Kujuta korraks ette seda mastaapi, kus me elame. Mis universumis, kuidas ainult 4? Siin on teemad tulevad veel mängu, mis... Aga fuck it, läheme sinna siis. On 2 teooriat. Üks teooria on see, et me oleme universumis, kus on nagu miljoneid lõpmatu planeeta, ja teine teooria on see, et me oleme nagu ühes realmis. Nagu, me ei ole isegi planeedil, vaid me oleme nagu hologrammis, nagu lihtsalt jah, nagu ma ei tea, kus arvutimängijad mängin, siis see nagu liigud mapis ringi, siis see nagu renderdab. Siis see loob see. Ja, täpselt. Et nagu low-key, I feel like nagu midagi sükest sarnast võib olla, sest jällegi kõik need mingi hologrammi teooriad ja asjad lõppude lõpuks jõuavad jälle sinna metafüüsikani välja, kus meie nii-öelda silmad või observation nagu loob seda. Et siis tekib see küsimus, et kui me oleme selles kapslis ja meil ei ole neid planeete ja neid, siis kes need tulnukad on? Kas nad on siis ikkagi tulnukad või nad on mingid vaimud või mingid nagu teised olendid? Ma ei tea, kas me oleme tulnukad pannud sinna lihtsalt mingiks sildiks peale. Et noh, need on teemad, mida ma ei tea, vaata. Ma lihtsalt nagu spekuleerin, sest et ma ei tea, kus me oleme tegelikult, mis süsteemis me oleme, kuidas see reaalsust nagu siis 100% täielikult on, vaata. Et tulnukad on nagu jällegi, mul on nagu 2 poolt, kui ma lähen sellesse vanasse ajusse, kus ma olin ateist, siis ma olin nagu et see on jumal loogiline, et kui meil siin planeedil on elu, siis ja miljoneid, triljoneid tähti ja asju on veel nagu universumis olemas, siis see on ju puhas matemaatika, see ei ole okei, et me oleme ainukene planeet, kus see tekib. Ja siis tuleb see teine pool, et mis on siis see esoteerilise ja Enoki ja kõige nende teadmiste pealt siis, et me oleme justkui nagu firmamendi all ja meil on päike ja kuu, mis on sama suured by the way ja liiguvad siis meie kohal nagu ringi, mitte ei spinni ümber maa, mis siis tegelikult ka kinnitab seda, miks astroloogia ikka veel 1000 aastaid samasugune on. Noh, seal tulevad veel teised asjad mängu, nagu tegelikult meil ei peaks olema 12 kuud, vaid 13 kuud. Ja siis kunagi oli
või noh, et kuidas meil on nagu draakoni aasta ainukene müstiline olend, mida ei eksisteeri, aga kõik ülejäänud loomad nagu mingi ahvi aasta, ma ei tea, koera aasta, whatever, kõik need loomad on olemas, aga draakonit ei ole, aga sel aasta on ka olemas. Nad jätsid väikse vihje meile lihtsalt. No ja siis ma mõtlen ka, et noh, et kust kõik draakonid, et siis tuleb see Tartaaria, no ma räägin nagu neid teemasid nii palju, mis lõpuks kõik kokku jookseb. Kõik on kokku seotud, jah. Ja siis noh, mis lõpuks räägin, nagu mina ei tea, might as well just be nagu meie oleme ufod. Meie oleme nagu tulnukad ja kui me kõik usume, et draakonid on olemas, siis draakon fucking tekib nagu. Fucking draakon on olemas. Ma ei tea, noh. Liiga palju müstilisi asju on olemas lihtsalt, mis kinnitab mulle, et I don't know shit nagu. Et jah. Jaa, okei. Mul on ka igasugused huvitavad seegad tulnukatega. Nonii. Olnud. Nonii. Abdaktisid su ära või? Jaa, peaaegu on olnud. Ei, tegelikult ei ole. Aga vahepeal suhtlen tulnukatega. Erinevad rassid on olemas. Ja kuskil aasta aega tagasi mul tuli siis selline... Põhimõtteliselt ma tantsisin kodus peegli ees ja ma läksin sellisesse nagu transi seisundisse. Ma istusin peegli ette ja hakkasin nagu valguskeeles rääkima ja järsku mul tuli väga puhas nägemus, kuidas minu siis tulnuka olend maandus mulle kehasse. Kas sa tead seda Bashari või? Jaa. Ta paneb ka silmad kinni ja juski mingi IT ühendab temaga, siis ta räägib lihtsalt, vastab küsimustele, mida publik nagu küsib talt. Jaa. Tema seda kohta ma olen nagu tunnetanud ja ka nagu arutanud mõne inimesega, et see ei ole nagu väga puhas olend, kes tema sees on. Et seal on hästi erinevaid, mõned ei ole tõesti nagu puhtad ja head nii-öelda liigid. Ma ei tea muidugi, ma ei ole nii palju uurinud seda Bashari teemat, aga seda ma olen kogenud, et on olemas näiteks mingi insektoidid, kes kui ei oska hoida oma seda kanalit puhtana, et kui ühendada siis nende kõrgemate tsivilisatsioonidega, et nemad võivad rünnata ja nagu siis sinna kanalisse kinni haakuda ja moonutada siis seda infot ja seda ma olen 2 korral kogenud, kuidas mingid halvad rassid on ühendunud. Mis ta siis teeb sinuga või nagu kas sa saad siis mingit infot, mida sa küsid või nagu mis ta sul ütles siis või mis ta nagu... Okei, 2 korral on olnud siis see insektoidi nii-öelda rünnak. Üks kord oli niimoodi, et ma rääkisin oma sõbrannaga ja telefonis ja pärast seda mul tekkis ilge peavalu ja peaaegu nagu selline halvas mõttes muutunud teadvuse seisund. Ma ei saanud aru, mis muga toimub. Ja siis ma sain kokku oma teise sõbrannaga, kes suhtleb tulnukatega, nägi ja see oli juba võib-olla 2-3 aastat tagasi. Ja siis ta küsis mu käest, et kuule, et kas sa rääkisid selle mingi tüdrukuga telefonis, ta ei teadnud seda. Ma olin jaa, ta nimetas ta nime ja siis ta oli, et okei, et kas sa saad aru, et üks insektoid praegu närib su ajusid või? Siis ma olin mingi, oh my god, et pea täiega valutab. Me puhastasime ära selle ja see oli ära läinud. Ja ühesõnaga selliseid kogemusi on palju olnud. Üks tegelikult väga rets kogemus on, mida ma ei ole kuskil kellegi jaganud, võib-olla ma ei ole isegi oma sõpradele seda jaganud, on see, et seesama sõbranna, ta on üks, vahet ei ole, ühesõnaga seesama sõbranna kirjutab mulle, et kuule, et me peame õhtul saama ühe naisega kokku. Ta on ühe ilusalongi omanik Tallinnas. Et ma sain temaga just kokku ja ta näitas mulle väga haiget asja. Sa pead minuga õhtul sinna kaasa tulema ja ta näitab sulle ka seda. Me läksime mingi kell 11 õhtul, sõitsime sinna salongi ette, lähme autost välja, see naine väga nagu uhke ilusalongi omanik Eestis tuleb meile vastu ja mul oli kohe selline nagu veider sisetunne, et midagi, et something's off. Me läksime sinna salongi sisse, mis nägi välja reaalselt nagu tulnuka laev.
kõik oli juba pime, õues oli pime. Ma ei tea, rääkisime seal natuke juttu, läksime teisele korrusele. Tal oli siuke hämar tuba, kus jättis nagu väikse praa niimoodi, et tänavavalgustus paistis sisse niimoodi, et me nägime ähmaselt üksteist. Me istusime ringis ja ta hakkas näitama, kuidas ta kogub eetrit. Ta kogus niimoodi, et palja silmaga oli näha sinist kera, mille sees olid siis siuksed säbrud. Põhimõtteliselt ta näitas ja igal pool tekkis võrk, nii-öelda eetrivõrk, mida oli palja silmaga näha. Siis ta hakkas koguma seda kokku, niimoodi tegi sellest kera ja siis ta hakkas, ja siis sisuliselt andis meile hoida seda ja siis igal pool tekkisid näiteks pallid, ta võis anda nagu tükki niimoodi sellest eetrist ja siis sai seda hoida niimoodi oma käe peal. Ja sellel hetkel, kui see kõik toimus, meie näod, kõikide näod hakkasid moonduma tulnuka nägudeks. Nad hakkasid nagu vahetama ja seal olid erinevad rassid. Vaatasin sõbrannat, tema nägu kadus üldse täiesti ära. Seal toimusid erinevad nagu need kihid, vaatasin seda naist samamoodi. Me hakkasime nagu tervendama ja nagu nii-öelda mängima siis selle eetriga seal ja tõesti oli tunda, kuidas sisuliselt ta õpetas meil seda eetrit kokku koguma ja siis seda nagu kehasse panema ja sellega tervendama. Ja ühesõnaga jah, selline väga rets kogemus oli ja miks ma hakkasin sellest rääkima, et sellel hetkel, kui ta tervendas mind, seal toimus rünnak, sest tema kanalisse, ta justkui nagu, ta lavanesid mingi hetk need võimed, seda eetrit kokku koguda, sellega tervendada, siis neid palla luua, aga ta ei osanud oma kanalit hoida. Ja siis, kui me ei oska seda kanalit hoida, oma seda nagu puhtust, siis sealt tekkis rünnak ja temasse ühendus siis tol hetkel, kui ta tegi mulle siis seda tervendust eetriga, tema kanalisse ühendus üks insektoid, kes hakkas imema energiat ja ma tundsin poole selle siis sessiooni pealt, mõned minutid, ma tundsin, kuidas mul hakkab nagu halb ja ma ei saa justkui nagu rääkida ja kõri ja kõik hakkas nagu kinni minema. Ja siis see teine sõbranna pani tähele seda, ta oli nagu, nii, mida sa teed? Ütles selle naisele, lõpeta ära, mida sa praegu teed. Ja siis ma nagu ärkasin ka kuidagi sealt, aga ühesõnaga jah, siis õppetund oli jälle see, et me ei saa mängida niimoodi nende jõududega, kui meil võivad olla need kanalid avatud, aga veel olulisem on see, et mis jõududega tegemist siis on. Sul on mingi firewall ees olema ikka. Ja, kusjuures jah. Ja erinevad meetmed on, kuidas saab ennast kaitsta, aga nii nagu ka maapealse nagu alumise astraaliga, nii ka tulnukatega, et on olemas väga nagu positiivsed ja head rassid, kes tulevad meid tervendama ja aitama nagu seal arktuurlased, andromeendlased, pleadlased. Need on sellised basic nagu, kes ongi siin, et meid aidata ja me saame kohtuda nendega. Me saame näha neid teistes inimestes ja samas on ka need alumised nagu reptiloidid, seal hallid, insektoidid. See eeter on huvitav asist, et kunagi ju, ma ei tea, kas 1700 või 800 õpikutes oli eeter ilusti olemas, aga meil enam seda ei ole, meil on see element, 5 element ära kaotatud. Kelle poolt? Rothschilds. Vana ja ikka veel see sama nimi nagu. Sest sellega saab teha kõike sisuliselt läbi selle eetri, saab muuta nagu haigusi, mis energiablokeeringud, mis kogunevad kehasse, saab sisuliselt neid välja võtta ja neutraliseerida eetri abil täiesti nagu puhtaks algelemendiks nii-öelda. See on ühesõnaga. See Nikola Tesla ju ka rääkis eetrist väga palju ja sealt tema tegelikult Tesla Coil ka ju tuli, mis on siis et ta võtab eetrist energiat ja annab seda nii-öelda elektrit tasuta, aga siis vana hea kapitalism. Et kui sa neid asju vaatad ja uurid, miks on paljud teadlased, kes räägivad sellest lambist ära kadunud ja miks on nende uuringud kõik ära põletatud ja nii, sest et ei taheta, et me jõuaksime sinna tasandile, kus me nagu suudamegi olla jumalad tegelikult. Põhimõtteliselt jah. Me saame nagu jumala näo järgi siis olla. See on huvitav jah.
seda eetri asja, mida tegema peab, et saada ka nagu alustada mingisuguste võimete avamisega või nagu ütleme nii, et ma nüüd ma tean, et üks asi on kindlasti meditatsioon, on ju. Et see on nagu võib-olla üks koht, kus kõik peaks alustama. Sest ma olen ühe korra, mul oli gümnaasiumis valik, nii-öelda siis klass, valiktund. Ja ma valisin meditatsiooni. Ja 45 minutit kohustuslikku meditatsiooni. Tegelt, mis koolis sa veel käisid? 32. keskkool, parim kool. Ja seal konkreetselt räägiti seda tausta ja seal tegelikult kusjuures esimest korda nagu natukene ka sain sellesse maailma sisse astuda, kus ongi see, et et meil on praegu uks kinni, on ju. Et tegelikult me põhimõtteliselt selle sama ruumiga nagu lendame keset kosmost ja selle ukse taga tegelikult on ka kosmos, aga nii kui sa ukse lahti teed, siis sinu aju justkui genereerib sinna selle toa. Ja nagu hästi palju kordi oli see, kus ma jäin lihtsalt magama, sest nii hea oli kooli päeva lõpuks saab silma kinni panna. Aga üks kord oli nii, kus ma konkreetselt nägin ennast kolmandast perspektiivist, eks ma nagu nägin, et ma tulen kehast välja. Läksid kehast välja? Ja jällegi, kui ma seda nagu mingi kellelegi räägin, suht keegi väga võib-olla ei usu. Aga ma tean, et ma kogesin seda ja samamoodi seal ilmselt on ka siis siuke suur stepping stone, kus ma hakkasin rohkem uskuma neid maagilisi asju. Aga siis tuli kaitsevägi ja siis see põhimõtteliselt hävitas minu kõik spirituaalsus ära. Ja ma ei teagi, miks ma lihtsalt olen laisk või ei ole nagu lihtsalt võtnud endale seda missiooni, et nagu jälle connectida nagu sellega, et mul on nagu raske paigal püsida, vaata. Ja. See on tegelikult kõige olulisem üldse võimete avamise juures on see, et need ei avane nagu, need võivad avaneda niisama, aga kui sa tahad tahtlikult, see on töö. Nagu energeetiline maailm on töö. Nii nagu me teeme ükskõik millist tööd, ka trenni, raha. Energiamaailm on töö. Me peame väga, väga palju tööd tegema selleks, et ennast puhtana hoida, selleks, et ja just puhtus on üli oluline. Et mis kanaleid me avaneme, kellesse, kuhu me ühendume, vaata. Et see tuleks puhta koha pealt, et see tuleks puhtast loojast, mitte erinevatest segajatest. See on jällegist nii pikk teema, et kõik need egregorid ja sagedused, mis sageduse peal mingi egregor asub ja aga kuidas siis näiteks millest alustada, kui sa näiteks sind tõmbab see on ju, midagi sa juba tunned, tead, tajud, et kust alustada, siis meditatsioon on hea ja milleks ta on vajalik, on selle jaoks, et me saaks kontsentreerida oma tähelepanu ja ühesõnaga enda sisemine kontsentratsioon oma olendi keskpunkti. Ilma selleta ei saa mitte midagi. Kui me oleme igal pool laiali, siis sisuliselt see ei ole võimalik avada neid võimeid. Sealt on võimalik avada mingid kanaleid, kus ühendub ükskõik kes sisse. Aga kui me tahame tõesti ise nagu luua iseendast tulenevalt avada oma neid naturaalseid puhtaid võimeid, mis meil on igal ühel siis olemas. Ja siis on hästi oluline kõigepealt number 1 oma energia iseendasse tagasi tuua. Sest siit algab kõik. Üks tööriist on meditatsioon, on ju. Ja siis sealt edasi minna võib-olla teiseks võiks öelda niimoodi, et meil kõigil on naturaalselt midagi juba olemas. Et mis mõned inimesed selgelt näevad, selgelt kuulevad, selgelt tunnevad, et võtta mingi koha, et tihtipeale on inimestel selgelt tundmine läbi keha istingute, midagi on halb, mulle tõmbab kokku, midagi on hea, mulle see avab, on ju. Et võtta siis kinni sealt, mis on inimesele naturaalselt juba loomuomane. Et usaldada rohkem enda kõhutunnet. Ja kas või sealt alustada. Aga tegelikult ka see, et miks see töö on oluline, et selleks, et neid võimeid avada, on vaja näiteks kasutada teine väga oluline tööriist on kujutlusvõime. Et kujutlusvõime ei ole lihtsalt meie kujutlusvõime, vaid see on meie võime, vaata. See on meie loomuand ja me saame sellega siis luua seda reaalsust. Aga paljudel inimestel jääb see sinna taha, et nad ei usalda
kuidas ma usun seda, jällegi see, et ma ei saa seda katsuda näha, ma ei saa seda tõestada, kuidas ma panustan millegisse, mida ma siis nagu ei usalda, vaata. Et see on hästi keeruline, aga seal käibki, et kui sa hakkad seda tööd tegema, seda siis meditatsiooni, aga tegelikult nagu me elame sellistel aegadel, kus meil naturaalselt juba avanevad need võimed, et see ei ole niimoodi, et vanasti võib-olla pidid need mungad mediteerima seal koobastes nagu, ma ei tea, 100 aastat ja peale elu veel sinna jääma, aga nüüd meil juba sünnivad lapsed, kellel on kõik need võimed avatud, me oleme nagu, need sagedused juba toetavad nii meeletut võimet avamist, et see ei ole enam nii raske rühkimine, nagu see on võib-olla kunagi olnud, vaata. Ja, aga et tuleb kuskilt kinni võtta, mis on sinu jaoks naturaalsem, usaldada, treenida seda. Seal, vaata ma ise ennem rääkisin, et ma nagu ei tahtnud uskuda enne, kui ma näen mingit tõendit, on ju. Aga nagu ma olen kuulnud seda väidet, et selleks, et sa ei pea nagu selleks, et uskuda, sa ei pea nägema, vaid sa et selleks, et näha, sa pead ennem uskuma, mitte... Jah. Selleks, et näha, sa pead kõigepealt uskuma, mitte vastupidi. Et mingil määral ma olen nagu kogenudki, ma arvan nende synchroniciditega rohkem, vaata. Et mina näen kogu aeg, iga päev, nagu siiagi sõitsime, siis kogu aeg need kuradi kolm numbrit, vaata, autonumbrimärgid, kogu aeg näen neid, kas 111 või 888 või 444 või mis iganes need. Ma olen päevas kokku lugenud neid mingi üle 10 korra lihtsalt. Ja siis samamoodi telefonis või vaatad kella, mis iganes, kogu aeg sa näed neid inglinumbreid, vaata. Siis sa mõtled, et nagu... siis tuleb jälle loogiline aju, et sa näed neid sellepärast, et sa nüüd tead neid näha, vaat. Või vaatad liiga palju telefoni kogu aeg, tuleb telefon käest. Just, aga nagu kurat, liiga tihti juhtub ikka siukseid olukordi, kus sa nagu vaatad täpselt see moment, täpselt sinna kohta. Mitte miski ei ütle sulle, et miks sa peaksid sinna vaatama, aga nagu just see moment see on ja siis see kaob ära. Ehk siis nagu literally sa püüdsid selle millisekundi kinni, kui see oli, vaat. Ja ma ei tea, see nagu paneb mind uskuma ja siis nüüd ma näengi neid rohkem ka mingil määral, nii et ma ei tea, see on nagu, kas on neuroscience või on see maagia, aga maybe it's both. Ja lõpuks me... Vaata hästi paljude jaoks algab see inglinumbritega, mingid synchronicidid niimoodi, et võib-olla, ma ei tea, seal kord nädalas sa oled nagu vau, võib-olla seal kord päevas, kuni lõpuks see läheb tegelikult sellisesse kohta, kus me elamegi ainult nii ühendatud reaalsuses, et kõik, mis me teeme, iga liigutus, sa näed igal pool ainult, see on nagu, et sa oled kogu aeg sellest teises muutunud teadvuse ja tähelepanu seisundis, kus kogu sinu elu, kogu reaalsus toimubki ainult niimoodi, et kõik on märgid. Kõik igal pool on full on ühendus, täielik ühendus ja sealt tekib jälle see, et me ei saa teha mitte midagi enam, mis ei resoneeru meie autentse olemusega, sest et kui sa elad sellisel sagedusel ja sellises reaalsuses, sul ei ole võimalik teha midagi nagu kahjustavat endale või valetada, sest sa saad kohe nagu silmapilk, sa saad kohe selle tagajärje siis nagu. Et seal ja ka nendel sagedustel jääb tegelikult ära valetamine või valed valikud, sest seal ei ole ruumi enam seda teha. Seal toimub ainult full on, mis ma selles hetkes nagu tunnen ja tahan ja näen ja siis ma ei tea, kõik inimesed ja kõik hakkab nagu, mis ei resoneeru, siis selle sagedusega hakkab ära kaduma. Kas sa tead peast öelda ka, mis need inglinumbrid tähendavad või? Mõned. Ja. Ma olen nagu mingi mitu korda vaadanud, aga mul läheb kogu aeg meelest ära. Nagu... Mul on üks huvitav asi öelda selle kohta. No. Unenägude, inglinumbrite ja üldse absoluutselt kõikide märkidega, mida me näeme, me peame fucking ära lõpetama nende guugeldamise ja ChatGPT kasutamise. Ja see ongi see koht, et kus sa õpid usaldama. See, mis minu jaoks tähendab seal 777, võib sinu jaoks tähendada midagi muud. Saad aru? Et me oleme, see on jällegi samamoodi, et keegi on kuskil öelnud, 777 tähendab seda, mingi sümbol, märk tähendab, okei, seal on universaalsed sümbolid olemas, aga teise koha pealt, et
mida see sellel hetkel just minu jaoks tähendas, mida see unenägu just sellel hetkel minu jaoks tähendas. Ja nii me õpime ühenduma oma puhta kanaliga. Sest et üks asi, mis ühe jaoks tähendab, võib teise jaoks olla, oletame, et sa sõidad autoga, sa oled kahe vahel, sul on vaja mingi otsus vastu võtta. Ja sa pöörad oma pea just sellel hetkel, sa näed mingisugust kirja mööda sõitval kaubikul, mis annab sulle täpselt selle vastuse, mis sul vaja on. Sa tead seki peal. Ja teine inimene, kes näeb seda sama kirja, tema jaoks on see teine reaalsus. Ehk siis sa pead lähtuma, sealt tekibki see, et kui oluline on usaldada ja ühenduda oma puhta kanaliga ja kasutada võimalikult vähe igasuguseid mingi tõlgendusi. Okei, alguses võib neid kasutada, nad võivad toetada. Aga lõpuks sealt nagu aina rohkem eemalduda sellest, et otsida nagu, ma ei tea, ongi ka nagu ChatGPT-st mingisuguseid vastuseid ja guugeldada, mis üks või teine asi tähendab. Ma ei kasuta enam. Väga hea. It's owned by Israel. No täpselt, sest annab selle nagu sisse söödetud juba, see on ka programm. Selle nii-öelda sümboli taga on järjekordne programm, mis ka võib sind eksitada. Sest võib-olla sinu, kui sa tunnetad ennast nii hästi sinu jaoks, see peaks tähendama täitsa teist asja, vaata. Ja see make up sense küll. Suht tihti on jah see, mingi mõtled oma ette, mingi kuradi maadled mõttega, vaata. Ja siis näedki seda mingi numbrit seal, saab mingi, thanks. Aga siis mul on tihti peal see, et okei, aga kummale nüüd see täpselt mõte oli, vaata, et kas on siis jaa või ei, vaata. Siis nagu vahel ikkagi jäin mõtlema, et mida ma sellel momendil täpselt mõtlesin, et kas ma mõtlesin jaa või ma mõtlesin ei. Sest et ma mõtlen kahte asja samal ajal ja siis tuleb see number, siis ma on nagu, kurat, sa praegu ei jäitanud. Aga siis saabki neid märke lõputult palju sisse kutsuda ja küsida. Niimoodi, et lõpuks, kui me elamegi selles reaalsuses, me usaldame ennast nii palju, et me teame fucking ülihästi, mida see märk tähendas. Me teame ülihästi, need on nagu koodid, me hakkame lugema nagu konstantselt niimoodi. Kõnnimegi nagu seal maatriksis, vaata, kõik tähendab midagi ja see toimub nii automaatselt, see reaalsus, et see ei ole enam nagu sa saad võib-olla minuti jooksul, ma ei tea, 10 koodi kätte ja samal ajal sa võib-olla elad tavalist elu, räägid minuga, samal ajal sul juba nagu paralleelreaalsuses, sul on kõik sümbolid ja märgid, vaata. Sa juba elad nagu kahes reaalsuses samal ajal ja need on nagu mergitud ühte. Et need ei ole eraldi, vaata, et spirituaalsus on eraldi ja siis see maailm, vaid need tulevad lõpuks nagu ühte. Ma olen nagu tundnud seda mingit momenti. Ma ei tea, kas ma olen... Ma tunnen, et ma nagu lähen sinna ja siis ma lähen alla kuskile, kaon hetkeks, paariks päevaks ära ja siis tulen jälle üles. Nagu see on vana aja, elu ei olegi sirge joon üles. Et ma saan aru, millest sa räägid ja ma olen tundnud neid asju. Aga ma ei oska ise seda niimoodi rääkida, nagu veel vähemalt, ma arvan. Aga sellega, mis sa nimetasid, vaata see, et sa kord nagu ärkad, oled oma nagu selles teadvustamisseisundis, kõrges seisundis ja siis lähed jälle inimesse tagasi, vaata, kus kaob ära tõesti, võib-olla tundubki, et nagu see on kõik mingi, ma kujutasin ette, vaata. Ja, on küll nii, on küll. Kuni siis jälle tekivad need hetked ja lõpuks need piigid, vaata, hakkavad muutuma väiksemaks ja lõpuks see tasakaalustub niimoodi, et see lähebki rohkem ühte, et ei kuku nii sügavale enam inimesse ära ja ei lenda enam kuskile, vaata, võib-olla liiga kaugele, või vaata, vaid see tasakaalustub nagu ühte ja et nagu vaimne ja materiaalne siis. Ja ma arvan, et sinna me tegelikult liigumegi. Jah, kuidas teiega on? Olete ka juba vaikselt oma vaimusilma avamas? 3. silma avaneb või? Kusjuures see on ka üks teema, kust ma hakkasin seda asja rohkem uurima, on see sama käbikeha, vaata, pineal gland. Et see on ju actually reaalne organ meil, vaata, ja et mööda selja aju liigub siis mingi spinal fluid sinna, mis siis, ma ei tea, kas sõltub, kui calcified sul see on, et kui palju sa oma fluoriidihamba pastat kasutanud oled. Need kõik teemad lähevad kokku. Ma ei tea, kuidas Eestis sellega on. Eestis minu arust on. Ma laagris põhjavesi terve elu hea vee peal on, nii et võib-olla sellepärast mul ka natuke rohkem seda ühendust. Ei ole seda Tallinna vett joonud nii palju, vaata.
aga jällegi jah, käbikeha, pineal gland, see toodab DMT-d, kõik siuksed asjad, et jälle teaduslik. Ja noh, siis jällegi, kuidas see läheb ajaloosse nende kuradi budistide ja tšakrate ja no ühesõnaga nagu nii palju asju on lihtsalt, mis toovad selleni lõpuks välja, et nagu lihtsalt sa pead nagu lõpuks tunnistama endale, et nagu noh, et see peab tõsi olema, siin peab midagi olema, vaata, see ei ole nii, et mingi tuhandeid aastaid kõik kujutavad ühte sama asja ette lihtsalt, vaata. Et, aga ülioluline, kui näiteks kehast rääkida ja sellest käbikeha aktivatsioonist, ülioluline, noh, meie kehamasin on lihtsalt selleks, et kanaldada siis seda valgust läbi, lasta seda jumalikku puhast valgust läbi. Ja tegelikult väga raske ongi reostunud parasiite täis kehas mingi ühesõnaga kogu see toksiline nagu keskkond, kus me elame tegelikult. Väga raske on siis oma puhast kanalit avada, kui me oleme täis kõiki neid asju. Et põhiline on ka oma keha puhastada. Nüüd siis ongi selleks, et jõuda ise valgustuseni mitte ainult meditatsioon, vaid ka enda tervise eest hoolt kandmine. 100%. Puhastus ja et kõik need parasiidid ja tervislik toitumine, trenn muidugi on ju, kuradi loe pakendi pealt, mis kuradi asjad siin selle saia sees on, et nagu tegelikult saia tegemiseks läheb vaja mingi 3-4-5 ingredienti, aga selles saias on 20, nagu miks, vaata. Ja noh, siis jällegi see meedia ja siis vesi on ju, processed food. Põhimõtteliselt kõik, mis meile kuradi tänapäeva modernses maailmas mugavaks tehtud on, see kõik tegelikult hoiab meid eemale sellest valgustatusest ja sellepärast ka hästi paljud inimesed tegelikult arvavad, et see on uina-muina, sest nad ei ole isegi varva otsa saanud korraks sinna sellesse maailma sisse, vaata. Et kui huvi on, siis puhasta enda keha, mediteeri ja siis vaata. Et ma selle koolis mediteerimisega ka ainult ühe korra kogesin kehast välja minemist ja see oli ka tegelikult alles siis, kui see nagu season või mis iganes, kuidas kutsuda, ma olen nii ammu koolis käinud, ma ei tea, kuidas need slängid on, aga põhimõtteliselt, kui see klass hakkas läbi saama, ehk siis juba 10 klassi oli vähemalt kogetud, siis kuskil seal, ma ei tea, 11-12 seal alles kogesin selle ära, ehk siis sa pead esimesed korrad nagu lihtsalt läbi minema, isegi kui sa mitte midagi ei koge, sa pead lihtsalt usaldama ja minema sinna. Ja lõpuks, kui sa selle ära näed, siis sa nagu davai! Shit's real, let's go! Yeah, so true. Et see on fun ja et peaks ise ka mediteerima hakkama jälle. See on nagu üks asi, mis ma ütlen endale kogu aeg, mul on see mingi laiskus, sest ma ei tea, mis mul viga on. Aga huvitav lifehack on ka see, et vaata, kui praegu on nii teistsugused sagedused ja palju kõrgemad sagedused naturaalselt juba, ma ei tea, maärkab ja see Schumann resonance ja see, kus teadvustasandil me praegu oleme, siis meil ei ole vaja nii palju enam neid eraldi aegasid. Jällegi see, et siin ma elan tavaelu ja siin ma mediteerin, siin on see spirituaalsus, vaid tuua see rohkem kokku, et minu meditatsioon võib toimuda siis, kui ma räägin sinuga näiteks. Meditatsioon läbi selle, et ma kogen seda, et mis mu kehas parasjagu toimub, mis sinu kehas parasjagu toimub, mis siin energia väljas parasjagu toimub, kas on vaja mingisuguseid energeetilisi blokke eemaldada, midagi puhastada, kuidas ma hingan, kuidas ma olen ja samamoodi, et kui me sõidame autoga või teeme igapäevaseid tegevusi, me võime seal hetkes mediteerida, juba seal hetkes oma siis seda nagu ärkamist teha, et see ei pea olema eraldi, sellepärast see ongi nii raske paljude jaoks. Täna ma ei viitsi maha istuda fucking mediteerida, vaata. See on nii true. Ma praegu näiteks tööna teengi ju car detailingut ja see on nagu sisuliselt lihtsalt koristamine, aga nagu selles momendis ma tunnen, et ma tegelikult olen nagu mediteerin, aga nagu silmad lahti meditatsioon, ma ei tea, kas see on sama, mis silmad kinni meditatsioon, sest nagu silmad kinni ma nagu actually sain kehast välja minna, aga ma ei tea, kas silmad lahti saan kehast välja minna. Ikka saab jah, aga põhiline on ju see, et kohalolu praktika on tegelikult nagu, et kohalolu praktikat on vaja teha. Nagu sealt algab kogu ärkamine, mida rohkem sa enda sees kohal oled,
mida vähem me oleme enda sees kohal, mida rohkem meid meie enda seest üle võetakse, tükke ära võetakse, seda vähem kontsentreeritud me oleme, seda vähem me saame nagu ärgata, vaata. Ja me saame seda tavaelu elades ka seda kontsentratsiooni iseenda sees hoida. Et teised need välised asjad ei pulliks meid nii palju, ma ei tea, emotsioonid, mingid triggerid, mis iganes, see on lihtsalt väline dekoratsioon sinu jaoks. Kõik toimub meie jaoks, vaata. Ja siis me saame valida, kas me hoiame seda energiat enda sees või me paneme selle kuskile välja, jaotame ära. Ja kui me tõmbame kogu selle energia siis tagasi seda siia kontsentratsiooni, siis me võime olla ka väga valgustunud siis, kui me, ma ei tea, teeme mida iganes, koristame peldikut või täiesti igapäevaseid tegevusi teeme, räägime tavalistel teemadel ja samal ajal oleme nagu kõrges teadvusseisundis. Okei. Ma tunnen, et ma tahaks jälle kehast väljas käia. Ma olen nagu pakituna, ma hakkan täna hingamisrännakule võib minna, see aitab väga, jah. Ma enne kuulnud ja, et hingamis need rännakud on teema. Pole teinud, aga võiks. Sa pead siis nagu seda boks hingamist tegema või on seal mingi teised asjad? Erinevad viisid on. Peab iseenda jaoks avastama ära selle. Peaasi, et kuskilt alustada. Peaasi, et teha lihtsalt. Mine tee nagu. Mine hingama. Just do it! Just do it. Yeah. Okei. Ei lahe. Ma ei teagi. Paneme räppi või? No selge. Igatahes selline oli meie esimene jututuba. Ja loodan, et miski resoneerus. Äkki midagi, mis on kaugelt endale tundunud nagu asi, mis võiks olla päris, aga loogiline. Ja see tänapäeva meie programmeering justkui lükkab selle ära, on mingi, mis see jaurad, vaata. Et siis fuck it, jaura. Nii, tahad ka midagi? Ja, lihtsalt hästi-hästi tänulik sulle, et saab nendel teemadel rääkida ja ühenduda päris inimesega. Ja, aitäh sulle, et sa lood seda, mis sa lood. Aitäh sulle. Tänud.